Tee video reie tagakülje valu, reie kakspealihase kõõluse põletiku kohta. Täna teeme lihtsalt parima harjutuste seeria, mida ma tean, et kodus reie tagakülje valu leevendada. Eriti kui see valu tuleb just sellest lihasest. See on see valu, mis liigub reiest põlve välisküljele. Ja kui see on sinu esimene kord, siis siin aitan ma sulle asendada need rohud lihtsate harjutustega. Sa ei pea olema kõhn, noor ega painduv, et hästi liikuda. Seda lihast juhivad kaks osa kuulsast istmikunärvist. Kui istmikunärv on ärritunud, siis see lihtsalt ei lase lihasel lõdvestuda. Ja just sellest tulebki valu reie tagaosas ja põletik. Reie kakspealihase kõõluse põletik siin põlve kõrval. Mida me nüüd teeme, on lihtsalt parim viis istmikunärvi mobiliseerimiseks ja vabastamiseks selles olukorras. Istu tooli servale on oluline, et su jalg oleks korralikult põrandal. Sa hakkad selgroogu rullima alates peast kuni ristluuni, kuni selgroo lõpuni. Las ma võtan mikrofoni ära, muidu kas kuuled mu habet kratsimas või siis kuulen ise, kuidas mu kael teeb sellist tuvi moodi häält. Alusta selgroo rullimist, vaata. Pane lõug vastu rinda ja hakka rullima. Tee seljaga C-kuju nii kaugele, kui on mugav. Järgmine samm, siruta jalg kuni vahetult enne valu. Ma tahan, et sa tunneksid venitust jalas, aga ilma valuta. Kui valutab, siis lihtsalt tule natuke tagasi. Selles asendis teeme sama liigutust jalalaba ja peaga. Vaata, tõsta jalalaba, tõsta pea. Lase jalalaba alla, lase pea alla. Pane tähele, et ma ei liiguta põlve, puusa ega selga. Ainult jalg ja pea liiguvad. Tee seda liigutust 30 korda. Rahulikult, puhka ja korda. 3 korda. Kokku on 3 seeriat, 30 kordusega. Kohe tunned, et jalg on kergem ja valu on leevenenud, aga on oluline meeles pidada, et eriti esimestel päevadel seda harjutust tuleb teha ainult 1 kord päevas. Seda sellepärast, et närvil on vaja pärast liigutamist aega puhkamiseks ja taastumiseks. See on selge. Järgmine samm on lihase enda lõdvestamine. Ja sel juhul ei ole venitamine kõige sobivam, sest kui kõõlus on põletikuline, põhjustab venitamine valu ja kõõluse põletik paraneb veelgi aeglasemalt. Mida me teeme, on selle lihase pingepunktide või isegi päästikpunktide deaktiveerimine. Jätka toolil istumist, aga istu tooli serval, jalad kindlalt põrandal. Tõstan siin natuke oma riideid üles. Vaata, me kasutame sõrmeotsi, et otsida päästikpunkti. Reie kakspealihas asub reie keskosa ja väliskülje vahel, nii et võta selleks nii palju aega kui vaja. Aeglaselt, ilma kiirustamata, eks ma ei taha, et sa endale haiget teeksid, kui otsid kõige valusamat kohta, kõige tundlikumat punkti või isegi sõlme lihases, sõlme oma sõrme all. Ma leidsin siin kõige tundlikuma koha. Selles punktis avaldad sa kerget survet, et valu oleks võimalikult väike ja lihtsalt lõõgastud. Jälgid, mis juhtuma hakkab. Jää sellesse asendisse, hoia sama survet algusest lõpuni 1 minuti jooksul. Sa tunned, kuidas pinge kaob, lihas lõõgastub, sulab su sõrme all ja valu ise väheneb. Kui minut on möödas, jätka sama survega. Ära suru tugevamalt, ära püüa olla kaval. Hoiame survet ja liigutame jalga kergelt. Vaata, siruta ja too tagasi. Tee survet koos liigutusega veel 30 sekundit. Kui lihas lõdvestub, paraneb vereringe ja just sellest tulebki see tunne, see lõõgastuse laine, see soojustunne, mis liigub mööda jalga alla. See on märk, et tegid harjutust õigesti ja su keha tänab sind. Tänulikkus, tänuvalgus, tänutunne. Ja et veelgi parandada reie kakspealihase kõõlust, kus põletik tekib, vabastame pindluupea. Kui me selle liigese vabastame, muutub jalg vabaks. Me eemaldame kõõlusele langeva liigse koormuse. See tähendab, et lisaks kohesele valu leevendamisele parandame ka taastumist ja kõõluse põletiku paranemist. Mida me teeme, on vabastada ja liigutada otse pindluupead. Ma näitan sulle samm-sammult, kuidas seda luud leida. Sa võid tulla siia tagantpoolt. See asub selle põlve õndla kurvi lähedal. Sa otsid siit sõrmeotstega. Sa tunned siin oma sõrme all väikest mügarikku.
see on väiksem kui golfipall, umbes klaaskuuli suurune. kui sul on raskusi, võib proovida ka põlve eestpoolt. siin sääre alguses on mõnel inimesel seda luuotsa üsna lihtne leida. sa liigud samal kõrgusel, vaata kuni peaaegu põlve tagumise osani, külje pealt leiad selle väikese mügariku. liigu aeglaselt ja sa leiad selle. see on väga lihtne. kui oled selle leidnud, siis hoia seda eest ja tagant. Pole vaja pigistada. siin lõdvesta jalg, toeta raskust teisele jalale. see on oluline nõuanne. sa lihtsalt lükkad seda luukest edasi ja tagasi. Keskendu sellele, et hoiad endale meeldivat rütmi. Ära muretse, kui alguses ei tunne, et luu liigub, kui tundub, et kõik on jäik. 30 sekundi või minuti jooksul märkad, et see luuke hakkab liikuma. See näitabki, et sa justkui määrid seda liigest. 30 sekundit kuni minut on enam kui piisab. Ka reie 2 pea lihas võib sind pingesse tõmmata. See mõjutab nii põlve kui ka lülisammast. Siin kanalil on juba video, mis õpetab, kuidas seda lühenemist 2 harjutusega parandada. Klõpsa siia, et vaadata. Ja kui ma suudan sind täna aidata, jaga seda videot kellegagi, kellel on valu reies, tuharas või istmiku närvis. See on kõik, mida ma sinult palun. Kasuta seda videot, et aidata neid, kes abi vajavad. Mina lõpetan praegu. Suur kallistus ja järgmise korrani.